Epikoda esitleb novembrikuu Eesti Puuetega Inimeste Kojas. Rahvusvaheline koostööprojekt. Eesti Puuetega Inimeste Kojal on käimas üks põnev projekt, mis on rahvusvaheline ja üsnagi suur. Selle projekti nimi on Sensational STEM ja selle projekti eestvedaja Eesti Puuetega Inimeste Kojast Meelis Joost on meil nüüd telefonil, et natuke sellest rääkida. Tere, Meelis! Tere, Jakob! No, võtame siis kohe alguseks ühe lihtsama küsimuse. Millega see projekt tegeleb? Mis selle projekti sisu on? See on siis Euroopa Liidu Interregi koostööprogrammi ja selle Kesk-Läänemere programmi projekt. Ja Kesk-Läänemere programm on siis selline programm, et seal ei saa nagu kõikidest piirkondadest osaleda, et teatud riikides nagu Soome ja Rootsi on seal ainult näiteks rannikuala ja Lätis samamoodi, aga Eestis on siis tegelikult kaetud nagu kogu riik. Ja meie partnerid seal selles projektis ongi Läti puuetega inimeste katusorganisatsioon Sustento, siis on meil Eesti partner veel Eesti Agentska fond ja Soomest on meil Haaga Heeli ja rakenduskõrgkool, mis asub Helsingis. Millega te kõik ühiselt tegelete? Mis seal selle projekti käigus valmib või toimub? Projektil on siis eesmärgiks, et koguda kokku erivajadusega õppijad nendest 3 riigist ja vaadata, kuidas siis erivajadusega õppija jaoks on sisenemine ärimaailma, et ütleme, et kuidas ta saaks oma mõningaid selliseid erilisi oskusi äkki ära kasutada, kui keegi teine tal seda aitab teha. Et üldiselt on nii, et väga sageli haridusest tööellu liikumine ei ole ju nii lihtne ja ongi selle projekti eesmärgiks olnud, et siis piiriüleselt hakataks nagu välja mõtlema, milliseid ideid võiks kasutada, kuidas koostöös mõnda ideed siis äriküpseks kujundada ja mida siis peab tegema eriliselt teistmoodi selle sihtgrupi nõudeid ja vajadusi arvestades. Hulk õpilasi kokku kutsutud ja teeme siis nii-öelda selliseid õpilasfirmasid. Kui kaugele me siis tänaseks selle projektiga jõudnud oleme? Meil on täna nii selline olukord, et meil on olemas siis juba aega need noored, kes selles projektis osalevad. Me suutsime leida siis igast riigist umbes 5 kooli, kes oma õpilastega meie projektiga liitusid ja nüüd juba alates kevadest, maikuust on olemas ka siis nende koolide õpilaste piiriülese suhtlemise tulemusena tekkinud 11 äriideed, mida siis on edasi arendatud. Ja kui ma sulle veel räägin, et kes meil siis nagu Eestis selles projektis koolidena osalevad, siis on meil siin õpilased Viljandi Kutseõppekeskkoolist, Tartu Kunstikoolist, Tartu Herbert Masingu koolist, Astangu Kutserehabilitatsiooni keskusest ja Narva Paju koolist. Millised need äriideed on, millega noored lagedele on tulnud? Kokku on neid 11 ideed, aga vahepeal on meil ikkagi niimoodi juhtunud ka, et mõni idee võib-olla natukene muutub töö käigus ja see ongi asja mõte, et katsuda läbi mitu erinevat ideed. Ja kui ma sulle võib-olla mõne näite tooksin, siis näiteks tegelikult on hästi palju ideid algselt, mis on nagu keskendunud inimeste vahelisele suhtlemisele, et võib-olla natukene ka see meie tänane olukord on seda mõjutanud, et näiteks paljud nagu tegid ettepaneku, et võiks teha mingi sellise kohviku, kus koos käia, et äkki seal saaks nagu virtuaalselt suhelda või siis näiteks, et koos käies, et sul oleks seal võimalik saada ka näiteks psühholoogilist nõustamist. Ja siis on meil olnud näiteks üks väga huvitav idee, kus pakuti välja, et kui sa teed kodus väga maitsvat süüa, et võib-olla keegi teine tahab ka seda toitu süüa ja et siis see võiks olla võimalik, et pakirobot toob sulle selle toidu kohale. Et selles mõttes, et ideid on nagu erinevaid ja
näiteks selline olukord on ka olnud, et meil on mõni idee, mis on näiteks kasutatud riiete jagamine ja nende käitlemine, aga sellest on nüüd tänaseks juba välja kasvanud hoopis selliste spetsiaalsete erinevast materjalist märkmike tootmine, et meil on siin olnud näiteks kunstikooli ja masingukooli sünergias sellised just disaini ja disaini arendusega seotud ideed. Kui kaugele noored tänaseks oma ideedega jõudnud on, kas mõni projekt on juba reaalselt käima ka läinud? Nii kaugele veel päris ei ole ja kui täitsa nagu vaadata, et mis selle programmi ja kogu selle projekti eesmärk on, siis põhiline saavutus või selline tähtis aspekt kogu selle koostöö juures on, et noored nagu saaksid aru, et koos saab asju teha, et tähtis on olla ise aktiivne ja osata nagu seda teise noore ideed ära kuulata ja võib-olla, kui ei jõuta kompromissile kohe, siis mingisugused lahendused ikkagi on olemas. Et päris sellist toimivat ettevõtet veel ei ole, võib-olla tuleb, aga hästi palju on nagu keskendutud just sellisele koostööle ja läbi arutamisele, et ütleme, mul on selline idee, siis seda tuleb kõike vormistada ja edasi arendada ja samamoodi tuleb välja mõelda, et kes mida teeb meie rahvusvahelises õpilaste rühmas, et kes on siis müügiinimene, kes on võib-olla finantsinimene ja kõik sellised asjad, mis tavalise õpilasfirma jaoks ka läbi mängitakse. Ma kujutan ette, et rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks on selline ka piiriülene koostöö, langes COVID-i suhtes nagu päris halba seisu, kui hästi te selle koroonaga olete siin suutnud toime tulla? Koroona on tõesti suureks väljakutseks olnud ja ausalt öeldes alguses ma ise, kui ma sain aru, et me tegelikult oma pakutud sellist lahendust, et saame kokku näiteks 3 riigi noortega ühes punktis A, kas Eestis, Lätis või Soomes, et seda me tegelikult väga lihtsasti teha ei saa ja kogu see koostöö kolib internetti, siis tänaseks tegelikult internetis nende erinevate lahenduste abil on täiesti võimalik kõike teha ja meil on nüüd projektis alates juba aega Teams kasutusel ja seal on ka see hea asi, et saab salvestada, sa saad nagu dokumente sinna üles panna ja neid koos muuta. Et me tegelikult oleme päris hästi hakkama saanud selle COVID-iga, aga ikkagi me tahame ka need noored omavahel päriselt kokku viia, sest selline otsesuhtlemine ja sa näed teist inimest päriselt, et internetis, kui sa varem ei ole suhelnud ja kohtunud, siis tegelikult selle barjääri murdmine või jää murdmine on ikkagi keeruline. Üks selline üritus natuke aega tagasi toimus, te käisite Soomes. Kuidas see läks, mis te seal tegite? Ja, Soomes läks meil tegelikult väga hästi, et me saime sinna Soome siis kutsuda õpilasi 3 Eesti koolist ja mõte oligi, et me ei vii neid kõiki korraga kokku, vaid võtame väiksemates rühmades, et siis on rohkem võimalik keskenduda just nende rühmade ideedele. Ja Soome poolt oli meil samuti siis 2 kooli esindajad vastas ja me 2 päeva jooksul, kõigepealt esimesel päeval siis vaatasime iga selle rühma ideedele otsa, arendasime neid edasi ja teisel päeval siis oli võimalik veel tutvuda sellega, et kuidas näiteks registreerida oma õpilasfirma ja see kõik toimus siis mentorite projektis osalevate mentorite ja õpetajatega koostöös ja keskenduti ka näiteks sellele, et kuidas oma äriideed sotsiaalmeedias paremini tutvustada ja osad siis, kes juba on jõudnud nii kaugele, et neil on väga konkreetne mõte olemas, et kuidas näiteks
koostada liftikõnet, et kuidas oma ideed klientidele või rahastajatele lühidalt ja löövalt esitada. Mis noored ise arvavad, kuidas neil endale tundub, on nad huvilised oma äriideedega nii-öelda silmad säravad ja tundub, et sealt läheb nagu asi kaugemale ka? Silmad säravad, seda võib öelda. Seda nüüd on võib-olla raskem öelda, et kas mõni nendest jääbki päriselt pikemaks ajaks suhtlema. Õnneks on sellest projektist järel veel mitu kuud. Selle aasta lõpus loodame veel kohtuda Teamsis ja järgmise aasta, kaasa arvatud maikuu, on võimalik veel teha tegevusi ja kohtuda, ideid edasi arendada ja meil on tõesti väga tublid mentorid, et Jakob, sa ise oled ka olnud selle projektiga seotud, et sa oled ka aidanud noortel oma ideesid testida. Nii et mina arvan, et tegelikult seal see koostöö võib küll jätkuda ja kõige lõpuks on meil ka veel Haaga-Helia ekspertide abiga kavas kaardistada seda, et kuidas siis see protsess kõik õnnestus ning mida peaks HEV-õppijale teistmoodi pakkuma, kui võib-olla kellel ei ole mingeid erivajadusi õppimisega seoses. Igal juhul loodame siis parimat, et siin lennukad ideed edasi arenevad ja edasi liiguvad. Tundub, et tegevust jätkub igal juhul. Meelis, aitäh sulle praegu selle vestluse eest. Aitäh, Jakob! Salvestas, intervjueeris ja monteeris Jakob Rosin.